Tere armas, mina olen Triinu ja mina olen täna teadvuse avardaja ja alateadvuse lahtikodeerija. Täna ma teen sulle siia laivi YouTube'i kanalisse. Kui sa siin minu kanalil oled, siis mul on väga hea meel, sest sa kuuled, kuidas on võimalik terveneda lihtsalt ja kergelt. Täna palus minu hing edasi öelda sellise koha, et mina näiteks olin 10 aastat tagasi sellises kohas, kus mul oli täiesti lootusetu olukord. Täiesti lootusetu olukord. Ma ei saanud üldse aru, mis mu tervisel viga on. Ja ma olin läbi käinud kõik arstid. Ma olin läbi käinud kõik teraapiad kõikides kohtades. Ja mina ei tervenenud. Ja miks? Miks inimesed ei tervene? Sellepärast, et nad hoiavad oma kannatuses kinni. Nad hoiavad oma valus kinni. Nad on sõltuvad valust. Mina olin samamoodi. Ja sa ei saa üldse aru, miks sa seda teed. Ja see oli minu jaoks täiesti müstika. Ja vähe sellest ma ju ei teadnudki üldse, et ma olen valusõltuvuses. Ma üldse ei teadvustanudki, et mul on valu. Ma teadvustasin ainult seda kohta, et mul on mingisugune ärevus. Ja mul on mingi depressioon. Ja mul ei ole eluenergiat. Ja mul on paha olla. Need olid ainukesed tunded, mida ma sellel hetkel tundsin. Ja ma olin täiesti lootusetu ja ma mõtlesin, kuidas on võimalik sellisest olukorrast välja saada. Ma hakkasin paluma, ma hakkasin küsima, palun saatke mulle need inimesed, kes teavad, kuidas on võimalik sellisest olukorrast vabaneda ilma tablettideta. See oli välistatud. Kõike muud, aga ühtegi tabletti, et ma keha ei rikuks. Ja teate, see on ime, millises maailmas me elame. Ma palusin ja ma sain vastuse. See tähendab tegelikult seda, et kui inimene on valmis, siis ilmub õpetaja. Enne seda inimene selles mõttes võib seal oma kannatuses olla ja kui ta veel ei ole nii hullus olukorras, siis ta kulgebki edasi. Aga kui on juba hästi ekstreemne olukord, siis küsides abi, see tähendab seda, et kuna maailma juhivad kõrgemad jõud, siis inimene on valmis tegelema iseendaga. Ta on valmis vaatama iseendasse. Ja see tähendas seda, et mina olin päriselt valmis. Ma olin päriselt valmis, et teada saada, miks mul on ärevust, miks mul on depressioon, miks mul pole elujõudu. Kus nad kõik on? Ja ma jõudsin energiateraapiasse. Ma jõudsin alateadvuse spetsialistide juurde. Ja ma hakkasin õppima kõike seda, mida nemad juba teadsid. Aga mina siis veel ei teadnud. Täna olen mina selles olukorras, kus ma tean väga palju juba. Tass ajab ülegi. Ja ma teengi selle laivi siia, et äkki keegi veel sellises olukorras, kus sa tunned, et see on lootusetu olukord, siis ma võin öelda, et on olemas viimane õlekõrs. Viimane õlekõrs ja selleks õlekõrreks ongi alateadvuse ümberprogrammeerimine ehk siis teadvuse avardamine. Sest kui sinu teadvus on sellises kohas, kus sa ei näe tõde, oled ellujäämises, arvad, et sa pead tegema seda tööd, mida sa oled juba teinud, aga su hing otsib kogu aeg midagi, siis need on märgid. Need on täielikud märgid, et sa hakkaksid võtma vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte ja hakkaksid nägema väärtust iseendal. Nii et kui sina võid täna olla sellises kohas, siis ma julgustan sind endaga tegelema
ja see viimane õlekõrs ongi sellepärast, et inimene on siis valmis vaatama iseendasse ja vabastama ära need hirmud, süütunded, vihad, mis hoiavad teda selles kinni. Võttes vastutuse iseenda kätte, vastutus on vabadus, sellest ma räägin raha koolitusel väga palju ja teeme ümber kodeerimisi. Ehk siis kõik minu seansid, mida sa leiad või näed või minu lehel või Fientas, siis need on just sellepärast, et ümber kodeerida sinu alateadvus. Mida inimesed teevad? Inimesed on täna nii ära hirmutatud, et nad ei julge endasse vaadata. Nagu vaimsus oleks midagi väga ohtlikku. Vaimsus päästab inimesi. Kui mina ei oleks ennast kuulama hakanud, siis ma ei tea, mis mu tervisega oleks saanud. Aga minu teadlikkus ütles kohe, et siin on lahendus. Ja see oligi. Lahendus on sisemaailmas ja see on nähtamatu. See, mida sa näed väljaspoolt, on üks, aga juurpõhjused on sinu sees ja need on nähtamatud. Sa ei näe neid. Sa elad nagu klappidega hobune ja sa ei teadvusta. Sul pole teadlikkust. Sa elad nii, nagu kõik teised on elanud. Ja see on ellujäämine. Aga tegelikult on võimalik elada nii, et sa hakkad ennast armastama ja väärtustama. Ja leiad üles iseenda ja näed väärtust iseendas ja avad oma anded. Nii et see teekond on olnud minul väga põnev ja kui keegi leiab samamoodi huvi ja tunneb, et ma tahaks ka olla terve ja edukas ja ma tahaksin muuta oma elu, ehk siis ma valin muuta oma elu, et sa saad aru, et viimaseks õlekõrreks on eneseareng. Ja see on väga turvaline. See on nii turvaline. Ainuke, kes kardab, oled sina ise ja sinu alateadvus. Kes on, see alateadvus on nagu Pandora laegas, kus on nii palju hirme. Ja nüüd on see koht, kui sa võtad vastutuse, siis sa saad aru, et see hirm on illusioon ja sa tahad sealt välja saada. Ära jää sinna kohta, kus sa täna võib-olla võid olla, sest et energiamaailm on see, kus sa saad hakata mõistma seda kohta, et kõik tunded on energia. Ja ka sina oled energia. Ja see tähendab seda, et selles energias, millises sa elad, seda sa ligi tõmbad endale. Kui sa elad hirmudes, siis see tähendabki seda, et sinu maailm koosneb ainult hirmudest. Sa ei julge edasi liikuda, sa klammerdud töösse, sa klammerdud rahasse, sa klammerdud suhtesse, võib-olla mis ei toida sind. Ühesõnaga, kõik see on see koht, kus sa kogu aeg klammerdud. Ma olen seal olnud, ma ju tean. Ja nüüd on see koht, mis neid tuleb hakata vabastama, et saada selles mõttes täiesti teisele timeline'ile. Ja see tähendab seda, et kui sa tuled ära hirmudest armastusse, siis sa tunned ennast hästi. Sa teed seda, mida sa armastad. Sa võid teha ükskõik mida, sest sul on energiat. Kui sa oled hirmudes, sul ei ole energiat. Sa ei saa midagi teha. Sa ei julge midagi teha. Sa ei julge edasi liikuda. Sa klammerdud. Sellepärast, et sa ei ole veel jõudnud ühendus iseendaga. Ja sellepärast on ülioluline teadvustada, millistes tunnetes sa elad ja mis tähendab olla hirmudes ja mis tähendab elada armastuses. Need on 2 erinevat sagedust. Eneseareng aitab inimesi tulla ära hirmudest armastusse. Kui sinu alateadvuses on nii palju hirme, tavaliselt ju ärevus ongi hirmupõhine ja see tähendab seda, et inimesel on nii palju hirme ja keha
kehas ja see tähendabki seda, et sul võib olla kehahirm ja keha reageerib igale olukorrale. Aga siin on vaja teadlikkust. Kas seda on võimalik vabastada? See töö endaga on samm-sammuline. Ma ei ole siia tulnud nipsust. Ma olen selleks väga palju tööd endaga teinud ja see tähendab seda, et mul on olnud see eesmärk. Mul on olnud eesmärk jõuda iseendani ja olla mina ise. Nii et kui sind huvitab samamoodi olla mina ise, tunda ennast hästi, siis sa võid mulle julgelt kirjutada, et sa ei jääks sinna kannatusse ja valiksid töö iseendaga. Sinu viimane õlekõrs ongi see, et sa vaatad iseendasse. Aitäh sulle!